no tšau, unisest päevast, unisest magamistoast. Laps on haige, mina olen natukene ära väsitatud nendest asjadest ja panin siia ette ka teile mõned klipid. Eile käisime töökaaslasega Saaremaal kolleegiga ja väga tore oli. Käisime tegelikult ühel koolitusel, mis on siis tiihüppega seotud ja selles mõttes oli see nagu erialane väljasõit, aga me jõudsime kohvikusse ja jõudsime hommikusöögi kohvikus teha ja pärast õhtusöögiks võtsime siukse Vaagna, mis oli super, selles mõttes see maksis 14 eurot ja nagu selle raha eest oli seal Vaagnat, nii et aga ma ei mäleta kahjuks nende kohvikute nimesid, kus me käisime, et selles mõttes nagu muidugi ei ole see võib-olla kõige parem arvustus, aga super oli jah, nagu välja saada korraks ja chillida seal ja ma see aasta lastega ei jõudnud Saaremaale ja Muhusse, nii et selles mõttes oli eriti lahe, aga muidugi kui ma tagasi hakkasin sõitma, 6 praamiga tulime tagasi, siis juba selgus, et vahepeal mul on pesamuna haigeks jäänud, oksendas siin kodus ja siis nii on nüüd siin see läinud öö muretsemise tähe all ja nüüd päev niimoodi, et vaatan, et tal hakkab isu tulema, tahab seda rüstsaia ja mingeid asju pean jälgima, et kuidas või kui palju või mida ta siin süüa võib. Aga muidu jah, täiesti juhuslikult sattusime sinna Humanasse. Et nagu meil oli aega täpselt umbes nagu mingi 15 minutit ja siis oli seal suur silt, et Humanas on 2 euro päev ja siis me muidugi otsustasime võimalust kasutada ja käisime Humanas ja ma sain 3 asja, ühesõnaga sain 3 asja sealt ja üks neist oli see, et nagu ma selle sealt riiuli pealt võtsin, siis kolleeg ütles, et see on nii sinu, see on nii täpselt sinu stiil, sellise jaki, kampsuni, ma ei tea, kuidas iganes seda nagu kutsuda. Selle ma pesin ära ja selle nüüd hommikul kuivatist välja ja ma olen nii rahul. See täpselt siuke asi, mida ma ei oleks lambist ise kuskilt ostma läinud mitte kunagi. Vaata, kaltsukates on nagu hea päevad ja halvad päevad. Et see juhtus olema hea päev ja ma olen väga rahul sellega. Et ma arvan, et sellest ma saan nagu päris palju kandmist. Ja siis ma sain lapsele, tegelikult võtsin adiretuusid, jumala korralikud. Ja need on siis suurus on see 164, siis nagu 13-14 aastane. See iseenesest läheb mulle ka, aga mul on pikkusest natukene väikseks. Ja tegelikult ma ei teagi, mul on tal ka ju tegelikult jalad jumala pikaks kasvanud. Äkki jääb tal ka. Ma ei tea, aga igal juhul on need ülihead ja kui on talle väiksed, siis 2 eurost, ma arvan, panen sinna kasti, mis Laurenit ootavad riided. Nii et igal juhul ma olen sellega nagu väga rahul. Ja 3. asi, mis ma ostsin, oli kampsun. Põhimõtteliselt on umbes selline nagu see ma ei tea, kui ma näitasin see kampsun, mis ma New Yorkerist ostsin, on ju, või vest. Ja siis tal oli sarnane kampsun ja see on umbes täpselt selline, nagu see kampsun seal New Yorkeris oli, aga ta maksis mingi, ma ei tea, üle 15 euro. Selle ma sain 2-ga. Selle nüüd, see on veel Saara oma. Ja Saarale kohaselt on see L-suurus, peale vaadates, ma ei tea, väga ei ütlekski. Ma ütleks rohkem, et M on, aga Saaral ongi nagu väga väiksed suurused. Et selle ma nüüd, kuna nüüd ma panen tumeda pessu, siis ma panen nüüd retukad ja selle kampsuni pessu. Ma jätkuvalt muidugi oleks tahtnud või tahaks ka sellist paksemat pruuni kampsunit, nagu sellist tõsiselt mõnus nagu jõulukaardi pealt, kus istud kuuse ajal nagu sellise paksu palmikutega kampsuniga. Et selles osas ma ei ole veel loobunud sellest, aga kui ta peab tulema mu ellu, siis ta tuleb ja kui ta ei pea, siis ta ei tule ja siis ta niimoodi ongi. Aga siis mul oli veel vahepeal see, et mul tuli ära ilukarp. Aga ma ei tea ausalt, mis üldse teha selle ilukarbi rubriigiga nii öelda. Selles mõttes ma tean, et mõned inimesed ootavad seda, mõned ei viitsi üldse vaadata.
ja mul on nagu naljakas sellepärast, et noh, et kui ma seda kanalit nagu alustasin, siis iga kord, kui see karp tuli, siis see oli nagu eraldi video mul. Et ma ei tea, kes tahab, võib sealt tagant ajalooürikutest otsida neid vanu videosid, et mul oligi nii, et ma võtsin selle karbi ja tegin seda lahti ja rääkisin maast ja ilmast ja avasin seda ja see oligi nagu täis 20-minutine video, oligi lihtsalt see ilukarbi avamine. Nüüd on nagu see probleem, mitte mingit muud probleemi mul ei ole, ma võiks neid teha, aga selle pärast Brexitit oli selle tellimisega jama. Vahepeal nüüd keegi sai veel Saksamaalt, Saksa Lookfantastic lehelt tellida ja nüüd hiljuti keegi kirjutas, et ei saa sealt ka enam. Ehk et nagu, ma ei tea, mul ei ole mõtet nagu hullult aega või no hullult pikalt rääkida mingist asjast, mida te tõenäoliselt nagu ise ei saa tellida, on ju. Et selles osas, noh, on ju alternatiive, on ju. Douglases on need üllatuskotid ja noh, Cult Beauty's on näiteks mingisugused sellised erikarbid ja noh, eriti praegu siin vastu Musta Reedet ja Lookfantasticus kindlasti tuleb Musta Reede karp ja mingid sellised, et neid saab noh, põhimõtteliselt ka ju nende asemel siis tellida. Et kui midagi lahedat mul silma jääb, siis ma sellest räägin ja kui midagi väga nagu head silma jääb, siis ma tellin ka, aga ma ütlen ausalt, viimased aastad ei ole ju, ma isegi see aasta ei tellinud Lookfantasticu adventikalendrit ega ka eelmine ja ma ei ole ka tellinud neid Musta Reede karpe enam, et minu arust need viimasel aastatel on nagu lahjad olnud või siis on selles asi, et mul on lihtsalt, ma olen palju asju juba proovinud, mul on juba mingisugune parem nagu teadmine, mis mulle meeldib, mis mulle sobib, mis mul nahale nagu hea on ja mis ei ole ja noh, lisaks see nagu esialgne põnevus, mis oli esimestel aastatel, kui ma neid asju tellisin, on nagu selles osas ära kadunud, et noh, siis oli nagu wow, et no lihtsalt nagu nii huvitav ükskõik mida saada. Nüüd on nagu juba see, et noh, tahaks juba saada neid asju, mis ei lähe nagu, ma ei tea, kuskile tühja, on ju. Et siis nagu nende tellimuskarpide puhul ma alati nagu vaatan selles mõttes et see väärtus ja toodete mõttes ja see hind võib ju olla nagu heas suhtes, aga kui seal on noh, pooled asjad siuksed, mida mul ei lähe vaja, ma võin ju kingitusteks panna, aga mul ka ei ole, kõik mu tuttavad ei taha hommikust õhtuni mingit nahahooldust ainult kingituseks saada, et mul ei ole mõtet nagu liiga palju ka niimoodi kingituse varudesse neid panna. Kuigi ma ütlen ausalt, väga hea on olnud mõnikord niimoodi, et sul on eksprompt vaja kellelegi mingit kingitust ja siis sul on olemas mingi siuke universaalne asi ja näiteks mu ema on et emal on vahel nii, et avastab mingi, et issand, mul on homme umbes kellelgi sünnipäev töö juures, on sul midagi varudes, siis nagu talle anda ja niimoodi on nagu hea. Aga jah, et ma väga mõtlen läbi nüüd, mida ma üldse selles mõttes on mõtet mul tellida ja mida ei ole. Et noh, laias laastus peab ikkagi olema nii, et midagi, mida ma väga tahan ja ütleme, et kui ma selle eraldi paar asja telliks, tuleb kallim kui tellida see karp ja siis seal on kaasas need mingid muud asjad juhuslikult, noh siis. Aga üldiselt jah, mul on see suurem nagu vaimustus üle läinud. Aga kogu see pikk jutt pikalt on see, et ma mõtlesin, ma lihtsalt ei hakka mingit suurt üles kütma, suurt põnevust näitan lihtsalt ära, mis ilukarbist see kuu tuli. Ja see oli siuke nii ja naa, ütleme niimoodi, et mõnele võib-olla võiks see väga meeldida, mina nagu väga hullult sillas ei ole, sellepärast, et esiteks siin on õlise nahapuhastaja, mis ei ole minu nahk, on ju. Aga ma arvan, et selle ma saan, kui mul meelde jääb, ma võin Mari-Liisile, minu arust tal on nagu siuke rasus on nahk. Siis on Olaplexi šampoon, väike, nagu reisi suurus, mis on iseenesest hea on ju kuskile reisile võtta ka või mida iganes on ju. Aga ma ütlen, ma kasutasin seda mingit Olaplexi, mingit mõingaid tooteid, olen samasugused väikseid testreid kasutanud ja minu meelest need ei ole nagu hästi mõjunud muustele, ma ütlen ausalt. Et ma ei tea, mis see on. No kindlasti ei ole nad hästi mõjunud, aga ma isegi ütleks, nad on halvasti mõjunud. Aga noh, kuna ma olen väga vähe proovinud, ma ei julge nagu mingit üldistust teha, aga teisest küljest on ka see, et kui ma näen juba, et ta ei mõjub halvasti, et kas ma pean siis veel katsetama läbi häda 5 korda, et ma saaksin mingi adekvaatse tagasiside anda. Ma ei tea, ma tean, et neid tooteid väga kiidetakse. Kunagi mul oli see õlijuukseõli, see oli nagu okei, aga mingid need pesemise vahendid minu arust ei ole kõige paremini mu juustele mõjunud. Siis oli
kehakreem. See on, mul on selle sama lõhnaga parfüüm kusjuures. Nii et see on päris lahe ja see, ma arvan, on ka, see on magus, India roosi ja magusa mandli lõhnaga ja ma arvan, et see on nagu jumala hea kehakreemi suurus kätekreemiks. Mulle nagu sellepärast meeldivad need sellises suuruses, et kehakreemi nagu megalt ei kasuta, aga kätekreemiks. Aga siit lõhn on läbi tunda. Nuusutad tuubi pealt. Väga hästi lõhnab, jah. Siis on siin Iconic Londoni see meigi kinniti. Et meigid, head meigi kinnitit läheb ikka vaja. Vaata nüüd, kas on see... See on see ilma sädeluseta, mis on eriti super, sellepärast, et mul see sädelusega on olnud, aga vahe on vaja nagu ikkagi ilma sädeluseta. Ja see on, ma arvan, väga hea. Seda ma ei proovinud, isegi ei ole. Mis on? Oota kohe. Et seda ma proovinud ei ole. Nii et saabki katsetada siis ja saan teile teada anda. Et see meigi kinniti, ma just rääkisin millalgi enne, et ma ei ole minu arust saanud meigi kinniteid nendest ilukarpidest ega kalendritest. See ei peagi lõhnama. See on meigi kinniti. Ja näed, nüüd sain. Et selles mõttes selle üle mul on alati hea. Ostsin jõulutuled. Aitäh. Sain kiita just. Mis sa otsid mustapesukurvist? Oppera kuku. Palun oota korraks. Siis on see hüaluraanikuga näoseerum. Avanti oma. Isegi viitsi vaadata. Ilmselt jälle mingi üle 50 eurose tuup või mida. Kui mitte üle 100. Ja siis viimane asi oli highlighter. Et päris hea meel, ma ei raatsi enam, mulle meeldivad highlighterid, aga ma raatsi neid nagu enam eriti osta, sest et neid läheb nii vähe ja tegelikult kui sul on mingisugune olemas, siis sa nagu ju seda ei kasuta ära. Nüüd mul üks saab otsa sellepärast lihtsalt, et esiteks see on sama pisike ja teiseks ta ühe korra kukkus maha ja osa läks sealt kaotsi. Nii et, aga selles mitsega ma seda praegu lahti ei saa. Ai, sain ikka. Aga jah, et seate muidu on minu meelest nagu ilusad need asjad, aga need väikesed on niisugused odavad plastist. Et aga värv on, toon on niisugune kuldne. Mulle täpselt need kuldsed toonid meeldivad. Mõtlen, kas on mingi nimi. Not for resale. Starburst, ma ei tea, aga vaatame, ikka mõnus pehme. Jah, väga normaalne. Ma arvan, et see, ma ei tea, kas te näete, aga seda saaks isegi jõulude ajal võib-olla lauvärvina kasutada. Väga okei. Võt. Aga nüüd, ega mul rohkem ei olegi midagi, siin mul jälle minionikene on kõrval. Ootab jälle, et ma lähen siis hoolitsen tema eest ja teiega siis näeme jälle, ma ei tea, mida põneme.